Eedu tuleb üks kõige vingemate korteritega kõrghoone Tallinnasse. Hoonel tuleb kõrgust üle 100 meetri ja maapealsed korrused on 30, millest enamus on elupinnad ja korterid. Veel tuleb siia hoonesse äripinnad, majutuspinnad ja ülikoolihoone. Tavaliselt on kõik kõrghooned rajatud puhtalt klaasfassaadist, siis seda hoonet teeb ehtima puhas valge betoon, mis annab kindlasti selle hoonele oma eripära. Siin on rõdud ümberringi algusest lõpuni, mis teeb selle ehitusprotsessi palju keerulisemaks, kui ta tavaliselt on. Kuna tegemist on kõrghoonega ja siin tellija poolt oli ees väga pingeline graafik, siis tegelikult me PERi poole pöördusimegi, et millised on need tehnoloogilised lahendused, mismoodi on võimalikult kiiresti see hoone lõppkõrgus saavutada. Ja kokkuvõttes me jõudsimegi siis roniraketiseni. Eedu objektil me kasutame ronirakettist eelkõige selle tõttu, et see annab meile ajaliselt päris suure võidu. Nüüd ehituse puhul ongi tohutu oluline see voog, et seda saaks katkematu voona teha. Meie ülesanne ongi tagada neile materjal õigel ajal, õige asi. Roniraketise töö põhimõte on üsna lihtne. Selleks on eelnevalt valatud betoonile paigaldatakse pikad metalltalad, mille küljes on siis hüdraulika ehk siis tõstemootorid. Hoone süda, trepikoda, liftišahtid, need liiguvad 3 korrust eespool ja see on hüdrauliliselt liigutatav, ehk ta on kraanast sõltumatu ja üldse seda kraanat on ju ainult üks kogu selle torni kohta. Betoon pumbatakse üles. Ja nüüd, kui osa raketisest on hüdrauliliselt liigutatav, siis see on ka suur võit. Pikaajalise koostöö kõige olulisemad asjad on usaldus ja kindlasti ka selline samane veregrupp. Koostöö PERiga on lihtne, paindlik ja efektiivne.